Nii, siis Martin Van Grevel teaterit Säämetsist igapäevates 5. peatükk. Ma ei tea mitmes osa siin 5. peatükis, aga teekond Fort Atari erinevalt mitmesugustest varasematest sõjamängudest, mida tunti juba antiikajast alates, arenesid realistlik relvakasutus ja kahepoolsed sõjalised harjutused umbes 1500 aastast eri rada pidi. Harjutused või kui soovite, siis mängud, mis nõudsid, et osalejad relvade abil jutumärkides vaenlasi sihikule võtaksid ja tulistaksid, ei saanud olla kahepoolsed. Kahepoolsetes manöövrites osalenud üksikisikud või rühmad ei saanud oma relvi realistlikul moel kasutada. Sageli piirdus asi sellega, et relvi tassiti lihtsalt kaasas. Neid küll asendati positsioonidele, laeti ja sihiti vastase suunas, ent vaid selleks, et korrata sama protseduuri ikka ja jälle otsast peale, niipea kui olukord muutus ning saabus käsk jälle otsast peale, käsk järgmine samm astuda. Kui üks oluline ja vägagi huvitav erand, duell, välja jätta, see mängulahinguid pidades jutumärkides võidelda üksnes lapsed. Nad kasutasid oma mängusõdades relvadena kas lingusid või niisugust korkpadrunitega, padruniga puidust punktpüsse, millega Christopher Robin Karupäev puhki kõrgemale kandnud õhupalli lõhki laskis. Mängurelvadest aga ei piisanud, et tagada tegeliku võitluse realistlik simuleerimine. Õhupüssid ja muud relvad, millel oli simuleerimiseks vajalik laskeulatus, olid liiga ohtlikud, et neid saanuks kahepoolsetel manöövritel kasutada. Samal ajal jätkunud tehnoloogiline progress, mis tõi endaga kaasa katkematu rea üha võimsamaid relvi, muutis kirjeldatud probleemi veelgi tõsisemaks. Katsetel luua tulirelvi, mis oleksid ühtaegu piisavalt võimsad, et tagada mingilgi määra realistlik võitluse simulatsioon ja ka piisavalt ohutud, et neid osalisi ei kahjustaks, on pikk ajalugu. Tulirelvad olid jutumärkides. Esimest korda osutusin need edukaks 1870 aastatel, mil 3 ameeriklast, I.S. Noel Bob Kunsey ja Charles Gaines tulid välja ideega kasutada püstolid, millega põllupidajad ja karjakasutajad lasid puud ja kariloomade pihta värviga täidetud pallikesi. Kergesti puruneva kestaga pallid lõhkesid sihtmärgid kokku puutudes ja jätsid neile märgi. Näib, et avalikkus ja midagi säärast juba pikkisin mooda. Tee osutus niivõrd edukas National Game Survival. Esimene ettevõte, mis hakkas tootma ja levitama värvikuulimängu paintballi, relvi, kuul ja maski, pallivõid, vesti ja muud sarnast hakkas juba esimese 6 tegutsemiskuu järel kasumit teenima. Muuti sarnaste firmade turule tulek endaga kaasa tehnilisi uuendusi, mille raames lisati paintballi püssidele ehk markeritega nende laskuulatuse suurendamiseks suruõhu või süsihappegaasiballoonid ning võeti kasutuse pallisalved või kuulitopsid, mis võimaldasid tulistada ühest relvast mitu korda järjest ilma seda vahepeal laadimata. Mõned markerid võid lasta kuulikiirus 320 km tunnis. See on pea poole kiirem tennisepallist, mida suudaks servida kõige tugevam tennisist. Oli ka neid, mis olid varustatud erioperatsioonide summutiga, mis tegelikult küll laske ei summutanud, mis antis markerile ägeda taktikalise valimuse. Jutumärkides ägeda siis taktikalise valimusega. Neile asvaja armastajatele, kes on valmis oma hobile kulutama 250–1174 USA $, on ühel ainsal firma pakub terve rida markerid, mis kannavad sellist huvitav nimest nagu GOG G1 Tactical Paintball Gun, Tactical Paintballi marker, Proto-Reflex Rail Paintball Gun, elektromagneetiline Proto-Reflex tüüpi paintballi marker ja Bob Long Victory Intimidator Paintball Gun, elektropneumaatilist tüüpi paintballi marker. Selle konkreetse ettevõtte üheks armastatumaks sõnaks, millega see oma tooted kirjeldanud Eclipse, mis tähendab kuu päikese varjutust või millegi varju jätmist, ületamist. Niisugune sõnavalik viitab millegi selle taga peituva
sadistlike kalduvustega jäägu psühholoogide otsustada. Teised ettevõtted leidsid enda samuti eriomalised kirjeldused. Airsofti relvad erineb paintballi omadest selle poolest, et need näevad välja nagu päris relvad. Kui kummagi tööpõhimõtted ja laskemoon veidi teineteisest erinevad, kasutatakse neid sõjamängudest piisavalt sarnasel moel, et neid siinkohal koos käsitleda. Esimene eriotstarbeline paintballi väljak avati 1982. aastal New Yorki osariigis Rochesteris. USA-st levis see teistesse riikidesse, sealhulgas Kanadasse, Suurbritanniasse, Austraaliast, Saksamaale, Iisraeli. Maailma suurim paintballi siseväljak pindalaga 2600 ruutmeetrit tasub väidetavalt ei kusagil mujal kui Teheranis. Tõsiste mängijate jaoks on lood omaette liigad. 1987. aastaks oli mäng saanud piisav populaarseks, et kioskilettidele võis jõuda. Esimene paintballile pühendatud ajakiri Action Pursuit Games. See kuus ilmuv väljaanne eksisteerib tänapäevani. Et nii nagu teiste nišiajakirjade puhul on suur osa sellegi tegevus kollinud internetti. Lisaks on tekkinud elukutseliste paintballi mängijate meeskonnad, kes nagu Rooma gladiaatorid ja keskaegsed rüütlid jutumärkides võitlevad demonstratsioonväljakutel, kas omavahel või ükskõik kellega, kes on valmis neile nende teenuse eest maksma. 2006. aasta paintballi maailmameistrivõistlus osales üle 200 võistkonna ning USA tervikuna arvatakse olevat kokku enam kui 10 miljonit paintballi mängijat. Justkui selle populaarsuse kinnituseks andis otsingumootor Google.com 2011. aasta alguses otsigi sinna paintballi peale umbes 161 miljonit tulemust. 2011. aasta alguses seisuga see. Praegu on neid ilmselt rohkem. Paintballi algkriips Airsofti mänge mängitakse ühest kahest võimalikust mängukeskkonnast. Kas täieliku kunstlikus keskkonnas, mille on ehitanud ja mida haldavad eraettevõtted, kes neid huviliste välja üürivad, või siis looduses. Esimest tüüpi mängukeskkond on suhteliselt väike. Palju kasutavad selleks näiteks nädalavahetust ja muidu tühjana seisvaid parkimisplatse. Tavaliselt peegitakse ehitab väljaku täis eri suuruse ja kujuga täispuutavaid mobiilseid objekte, mille vahel mängijad saavad manööritada, mille taha varjuda. Looduslikul maastikul on see, aga see eelis, et see on sageli suurem ning lubab katsetada huvitavaid stsenaariume ja taktikaid. Vastavalt soovile võib sinna lisada varjendeid, jõgesid ja muid topograafilisi elemente. Erinevad maastikutüübid võivad sundida mängijaid iga kord oma taktikat täielikult ümber mõtlema. Mõned peavad just seda kõnealusmängu üheks peamiseks külgetõmbejõuks. Piisavalt suurem maa-alal võib ühes mängus osaleda korraga tuhandeid mängijaid. See on ruumis ega erinevatele sõidukitele kuni soomusautodeni välja. Kui mänguvarustused tehnilised piirangud kõrvale jätta, on reeglid peamised, mis need mänge tegelikust sõjapidamisest eristavad. Kõige olulisemad reeglid paneb paika selle, kes võidab. Tavaliseks võitmise viisiks on eelnõu kokku lepitud kestusega mängu lõppedes kummagi poole ellu jäänute, jutumärkides siis, kokkulugemine ja vastase lipu enda kätte saamine. Mõnes suuremas mängus võib olla ka rohkem kui üks lipp ning iga lipul vastab paika pandud punktisüsteemile oma kindel väärtus. Teiste puhul otsustab huvitav näiteks peidetud varanduse leidmine või jutumärkides vaenlase kindla relv maha raskmine. Lisaks võib paika panna ka selle, millised distantsid tohib vastast tulistada, lähedalt tühist lasku või üpris valus olla. Või milline on jutumärkides vigastus, millega tõttu mängijal mänguväljaku lahku tuleb. Osa mänge kasutab ka kohtunikid reeglitest tõepoolest kinni peetakse, vältimaks eelkõige seda, et mängijad endalt värvi maha pühivad ja mängu naasevad. Mõned mängud lähtuvad detailsetest stsenaariumitest, mis sarnanevad sõjaliste harjutuste omadega, teised aga mitte. Ning ikka ja jälle kerkib esile uusi mänguversioone, sest mängijad üritab vältida asja igavaks muutumist ning varustuse tootjad ja mänguväljakute omanike klientide lahkumist. Klientide kaotamist tähendab. Kõnealuse mänge mängi üksnes üksikisikud ja grupid oma initsiatiivil, vaid ka ettevõtted, suurvõimed ja valitsusasutused, isegi ülikoolid.
sellise ettevõtluse eesmärgiks näib olevat kas töötajate kokkukuuluvustunde kasvatamine või lihtsalt vaba päeva võimaldamine, mis samas ei ole sugugi puhkepäev. Sel moel oma võistmistõhtu või sünnipäeva tähistamine võib mõnele ehk lapsikuna näida. Teiste jaoks on aga see intensiivsem versioon sellest, mida inimesed niikuinii igapäevaselt teevad. See on nüüd jutumärkides see intensiivselt algab. Oma eesmärgid suunas liikudes tuleb meil vältida erinevaid takistusi ning nendega silmasti seista. Ühel õnnestub see paremini, teisel halvemini, jutuvõrd lõpevad. Meile öeldakse, et paintballis jutumärkid algavad hea tulemuse saamiseks pead õppima suuri riske võtma edu saavutada enne paintballi algamist. Otse kui selle mõttetõre tõestuseks hakati see mängu kasutama ka sõjaväes. Esimest korda pärast sajandeid võimaldas see mäng sõduritel üksteise pihta tulistada moel, mis ei vasta küll otseselt päriselus avandatele võitlustele, kui see tunduvalt realistlikum paukvadronite tulistamisest või lihtsalt pauh-pauh hüüdmisest jutumärkides. Teatud puhul kadus vahe paintballi relvade ning politseinik aeg-ajalt kasutavate mitte surmavate relvade vahel. Paintballi taktika sarnane niivõrd suurem määra kergjalavas kasutatav, aga et need kaks on hakanud teineteisest üle võtma. Eelneva taustal võib öelda, et ühe väikese raamatu pealkiri Handbook of Infantry Tactics for Paintball jutumärkides on pealkirjad. Eesti jalaväe taktika käsiraamat paintballi jaoks. Ja see räägib iseenese eest. Selle autor keegi T. Wagner ütleb, et tema nõuanded toetuvad vahetule kogemusele, mille ta sai nende 11 aasta jooksul, mil ta teenis mitmes USA armee jalaväeüksuses. Selles eelkõige asjaarmastajatele suunatud raamatus leidub näiteks peatükk, mis on pühendatud selliste teemadele nagu laskeosavuse alused, laskmisasendid, lähirünnak, luuramine, kalkkriip, siilimine, kinnistes ruumides asuval mänguvälja liikumine, kokkupuude, varitsus, võitlusasendid, kalkkriips, kaitseasendid ja jalaväe käemärgid. Mitmed selle lõigu käsitlevad niisugused probleeme nagu ohutsoonide ületamine, nurga tagant tulistamine, ruumi kalkkriips, varjendi kaitsmine ja nii edasi. Raamatu lõpus on ära toodud sõjaväeliste üksuste tingmärkide nimekiri. Autor märgib, et lugejate jaoks on tõenäoliselt kõigele kasulikumad tingmärgid need, mis osutavad väiksematele jalaväeüksustele, luurerühmadele ja teistele sarnastele. Kuid nende jaoks, kellel juhtumisi seisab tagaaias tank, jutumärkides on siis seisab tagas tank, on nimekirjas ära toodud ka soomusvägede tingmärgid. Teine autor, Christopher E. Larsen on enam 20 aastat töötab, kus paljud sõdurid üle kogu maailma. Oma raamatu avaldamise hetkel tegutses ta sõjalise analüütiliste instruktiivsete süsteemide loojana USA maaväe juhtimise staabi kolledžis Kansas osariigis Fort Leavenfortis. Paintballi, kalkkriips, airsofti ja päris sõjapidamise lähenemisel on kaasa aidanud viimaste aset leidnud muutused inimasustuse mustrites. Iga pool arenenud maailmas, kus ühtlasi lahvutab enamik relvastatud konfliktist on toimunud oletuslik nihe liinastumise suunas, nagu USA sõda Iraagis ja Süüria kodusõda nii 2011. kui ka 2012. aasta suures osas on näidanud, ja suurem osa võitlustest enam lagedal välja, vaid väiksematest suuremates linnades, mille puuldub arvestada kõikmõeldavate lähestikku paiknevate äärmiselt ebaühtlaste ja sageli ka väga keeruliste struktuuridega. Paljudes maailma paikades ei ole sellist asja nagu lahinguvälja enam olemas. See tendents üksnes süveneb, aga nüüd head aega, 4 kuute, 5. Tšau!